kuidas siis läinud on vahepeal? Kusjuures, vaata, kuna puhkus sai sellel perioodil nüüd läbi, minu puhkus, ma saan aru, sina oled töötanud päris suur osa oma suvest. Jaa. Aga mul oli siin vahepeal 3 nädalat puhkust ja see puhkuse lõpp sattus nüüd täpselt siia vahepeale, kus me ei salvestanud. Nii et see tunne, mis mul on see, et nagu viimase osa salvestamise ja tänase päeva vahel on mingi kuidagi absurdselt pikk aeg olnud. Kuidagi nagu hästi ammu. Mul on kuidagi siuke tunne, et me hästi ammu salvestasime viimane kord. Ja isegi niimoodi, et ma ei tea, millest me viimane kord rääkisime ja see nädal oli selline, nagu ikka puhkusejärgne nädal on selline järgi jõudmine ja meelde tuletamine üldse, mis tööd ma teen ja miks. Et siis ma isegi me olime unustanud ära panna isegi mingi salvestusaja paika, nii et mul oli väga hea meel, kui sa kirjutasid mulle ja küsisid, et kuidas on, et kas see nädal siis teeme saadet ka. Jaa, mulle tundus see kummaline, et sa ei olnud juba märku andnud, et millal siis salvestame. Tavaliselt sina oled see, kes esimesena märkab, et aeg on vaja panna paika. Aga see muidugi, et sa ei mäletanud isegi, mis tööd sa teed ja miks, on, ma ütleks, muret tekitav. Ma ütleks, et see on hea puhkus. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet Hea puhkus. Kusjuures saade Hea puhkus võiks toimida. Ma ei tea, millest me seal räägiksime. See võiks olla näiteks... Ma arvan, et pealkiri reedab paljuski, millest me räägiksime. Üks asi on see, et me räägiksime nagu milline oleks hea puhkus või räägiksime erinevatest puhkustest, mis on olnud kuidagi erakordsed, aga mulle endale tundus kuidagi, et siuke pealkiri nagu hea puhkus, et see peaks olema saade inimesele puhkuse ajal ja see peaks kuidagi nagu... sisaldama mingit sellist informatsiooni või ma ei tea, esitlusstiili siis kas või, mis tagaks, et tal oleks hea puhkus või parem puhkus. Et ta kuulab seda nagu puhkuse ajal ja siis keegi kuidagi hästi sellise malbe ja hea häälega räägib talle, kuidas, ma ei tea, mida sa tahad puhkuse ajal kuulda. Ma ei tea, jutte troopilistest saartest näiteks, eks ole, praegu, kui sa oled vastutustundlik kodanik, sa ei reisi, kui sul seda ilmtingimata vaja teha ei ole, eks ole, sa oled täna oma kodus, puhkus on ikka, aga siis sa kuulad seda, kuidas keegi räägib sulle näiteks põnevaid lugusid troopilistelt saartelt näiteks. See oleks podcast Hea puhkus. Ja ma ei tea, puhkusel olles ma pole kunagi tundnud puudust sellest, et keegi annaks mulle podcasti kaudu nõu, mismoodi veel paremini seda puhkust niimoodi täiel rinnal nautida või mismoodi sellest puhkusest viimast võtta. Ja üleüldiselt inimestele vist väga ei meeldi ka tegelikult. Ütleme, need, kes on puhkusel, need on niikuinii omas mullis ja teevad omi asju. Ja võib-olla tingimata ei tunne puudust sellistest podcastidest ja need inimesed, kes ei ole puhkusel, need jälle ei taha mitte midagi kuulda sellest, kui hea kellelgi teisel on kuskil puhkusel. Näiteks mul siin omal koduski abikaasa vaatas sotsiaalmeediat üks päev ja siis nägi puhkuse pilte seal, mida ühed inimesed olid üles pannud ja siis, et need jälle reisivad. Kogu aeg ma näen mingisuguseid mingid klaase lüüakse kokku, siis on mingid ilusad nagu merevaated, mingid varbad kuskil voodis nagu. Sa ei pea seda üldse mulle praegu siin rääkima, arvestades, et mina oma puhkuse veetsin Belgias. Ma olen üldse vist viimase 6 kuu jooksul maksimaalselt 3 kilomeetrit või 4 kilomeetrit nagu oma kodust kaugemale liikunud, kui ütleme lihtsalt selle raadiuse mõttes. Ma ei ole nagu kaugemale liikunud ja ma vaatasin terve suvi pilte Instagramist, kuidas Eestis inimesed käisid seenel, marju noppisid, tantsisid, mis veel tehti, pidutsesid, söödi, joodi, rõõmu. Tegi sind ka ju kuidagi vaenulikuks, lõpuks ikkagi ei, üldse mitte, miks sa nii arvad? Ei, sa kirjutasid sotsiaalmeedias midagi sapist minu arust selle kohta, et
midagi seal oli jah, et kuidagi päris vastik vaadata kõiki neid mingeid metsapilte. See ei olnud nagu, sa ei kasutaks sellist sõnastust, aga midagi sa ütlesid nagu selle kohta, kuidas sa ei taha näha neid nagu toredaid nagu metsas mõnusate jalutuskäikude pilte, mis on metsas tehtud, et ma ei tea, sul ei tule tuttav kusjuures ei tule, selles suhtes, et ma võisin seda võib-olla mõnele sõbrale, näiteks sulle niimoodi eraviisiliselt kuskil sarjata oma teisi okei, ma ei tee enam vahet sotsiaalmeediale. Ma ei tee sotsiaalmeediale ja üks-ühele suhtlusele enam vahet. Kas sul on meeles, kuhu ma kirjutasin selle või? Mul on siuke tunne, nagu ma oleksin Facebookis näinud seda, aga võib-olla see oli mu nagu peasisene Facebook, sest seal mul on eraldi Facebook. Ma Instagramis oli mul mingi hästi halb jooksev nali, kus ma tegin pilte, et ma räägin nagu taimedega. Seda ma nägin, see oli huvitav seeria iseenesest. Aga ma ei mäleta küll, et ma oleks kuskil nagu sarjanud seda. Ei, ma ei ole üldse pahur sellepärast, et mina pidin siin olema ja kõik teised said nautida ja lõbutseda. See ei tekita mus absoluutselt mitte mingeid negatiivseid tundeid. Kindlasti mitte. See oli ju kõik väga meeldiv. Jaa. Ilmselgelt. Et ei ole ikkagi tõsi see, et jagatud rõõm on midagi nagu head. Jagatud rõõm on FOMO. Mis me mõtlesime mingi väljend. Jagatud rõõm on FOMO, nagu vanarahvas ütles. Meil oli mingi väljend selle kohta, mis see oli? Hiie. Jah, jagatud rõõm on hiie. Jaa. Ilmselgelt ei ole meil, nagu saate sissejuhatuses sai räägitud, et ma isegi unustasin ära fakti, et me peame salvestama, nii et me ei ole, tavapäraselt me oleme ikka kohutavalt hästi valmis seda saadet tegema ja teemad on läbi mõeldud ja läbi uuritud väga, väga põhjalikult, nagu sa tead, eks ole, meie mõlema puhul me võtame seda podcasti kohutavalt tõsiselt. Aga täna on kuidagi selline päev, et mina isiklikult ei tea absoluutselt, millest rääkida. Ma ei tea isegi, kust pihta hakata. Midagi me oleme juba rääkinud, mingisugune, ma ei tea, peaaegu 10 minutit varsti, nii et võib-olla väga hullu ei olegi, aga meil on üks list Jimiga kuskil Google dokumentsides. Ma eeldan, et igal podcastil on kuskil mingi selline list. Oota, ära ütle nii täpselt. Meid kuulavad väga paljud häkkerid. Nüüd ütlesid ära, et see on Google dokumentides. Nüüd juba on kuskil luusivad ringi erinevatest Google dokumentidest. Aga võib-olla see on ikkagi... Dokumentides. Lihtsalt ma segan natuke jälgi. Või need on Dropboxis kuskil või kuskil, kes teab, zone.ee // mingisugusel ise tekitatud lehel. Ei tea, kus kohas sellist ma olen nii tehnikakauge inimene, et minul on iga asi, kuhu internetis kirjutada saab, minu jaoks ongi Google Docs, see on nagu tead sinu vanemad, kes küsivad, et miks sa jälle Nintendoga mängid, kui see ilmselgelt õigus, see on täpselt see sama asi. Kui veebis on mingi vorm, kuhu saab ise sisse kirjutada, siis ma ütlen, et see on Google Docs, eks ole, selles suhtes. Mul läks meelest ära, see tõepoolest ütled kõige kohta Google Docs. Tegelikult ma ei tea, kuhu me seda kirjutame. Aga meil on mingi list täiesti suvalisi mõtteid, mis meil on pähe tulnud jooksvalt, näiteks joostes või mida iganes me teeme oma vaba ajaga. Ma teame, et said selle nalja oma süsteemist välja. Nii. Et siis me oleme nad siia kirja pannud ja enamusi nendest me pole kunagi saatesse teemaks võtnud. Ja tegelikult tahaks need kõik siit nagu listist maha saada ka, et saaks eluga edasi liikuda. Et võtame need täna ette. Ma lasen sinul esimese teema valida, sest ausalt öeldes, kui ma nendele peale vaatan, enamik neist, mida mina siia kirjutanud olen, mul pole aimugi, miks ma nad siia kirjutasin või mis ma sellega öelda tahtsin, aga... Nii palju häid eeldusi on praegu selliseks heaks osaks, et ei jõua kokku lugeda neid eeldusi. Täiega. Okei, no aga hakkame pihta, siis on vaja vahekõll panna. No paneme. Nii, Ivo, ma vaatan, et sa oled ise kirjutanud siia iseenda kohta. Ivo vaatas Tõde ja õigust. Ja ma ei tea nüüd, mida see märge isegi tähendab, sest et Tõde ja õigus ei ole jutumärkides näiteks. Lihtsalt Ivo vaatas Tõde ja õigust, just nagu sa vaatasid siis kuskil tõde kui sellist ja õigust kui sellist. Ja miks sa selle märke siia tegid, seda ma ka ei tea, et võib-olla pakime selle siis lahti siin esimesena. Ivo vaatas Tõde ja õigust. Kas sa rääkisid iseendast või mõnest muust Ivost?
ikka endast ja kusjuures mul on niisugune tunne, et me mingil moel isegi seda fakti, et Ivo vaatas Tõde ja õigust siin saates käsitlesime, sest sul on küll tõsi, et kui vaadata seda kirjapilti, siis võiks jääda mulje, et ma vaatasin kuidagi sellises mõiste mõttes, et vaatasin tõele otsa ja tundsin õigust või otsisin õigust, aga ma mõtlesin siin ikkagi seda kuulsal Eesti kirjandusklassikal põhinevat filmi. Kas sa tead, et see film sai mitmeid erinevaid auhindu nüüd värskelt lõppenud Eesti filmi- ja teleauhindade galal? Ei teadnud. No kas millal oli Eesti filmi- ja teleauhindade gala? No me salvestame 5. septembril 2020, see oli, ma ütleks, 2 päeva tagasi, 3 päeva tagasi, okay. Midagi sellist. No igatahes ma ütleks siis, et see film oli täitsa väärt neid auhindu, sest mulle täitsa meeldis. Ma vaatasin seda hoolimata sellest, et ma ei ole kunagi seda raamatut lugenud. See tekitas minus esialgu väga palju segadust, selle filmi vaatamine, sest vaata tõesti õigusest sellest raamatust on nii palju räägitud, et mul oli hoopis teine ettekujutus nendest tegelastest ja sellest, mis seal nagu toimub. Sest ma nagu, ja treilerist oli mulle nagu meelde jäänud, et seal on mingi vägistamise stseen. Ja ma nagu ei saanud aru poolest sellest, mis seal nagu toimub, kuni ma hakkasin kokku panema, et need tegelased on tegelikult nagu teistmoodi üles ehitatud, kui mina esialgu arvasin. Sest mina arvasin, et see nii-öelda, mul nüüd on juba ammu meelest läinud, aga mina arvasin, et saunamehe naine on tegelikult selle nii-öelda tüütu naabri naine, kelle nimi vist oli Pearu. Nii et mul oli nagu üldse, mul oli nagu kogu see nagu struktuur tegelastest kuidagi ammu juba endal peas välja kujunenud ja see film keeras selle kuidagi ümber. Ja lisaks sellele, ta oli nagu selline mugav vaatamine, äkki see oli mingi aastavahetus või millalgi ta oli Eesti televisioonis nagu esimest korda ekraanil. Kõik siis istusid maha, et seda vaadata ja mõtlesin, et see on nüüd siis see nagu võimalus mul see ka päriselt ära näha, aga ma ei tundnud nagu tol hetkel erilist suurt nagu lootust, et ma selle päriselt ka lõpuni vaatan, sest nagu me oleme ka varem siin rääkinud, see raamat ei ole mulle kunagi sügavalt huvi pakkunud ja ma eeldasin, et ka see film jääb minu jaoks kuidagi väga aeglaseks, aga see oli väga hea film, ma nautisin seda, ma vaatasin seal algust lõpuni ära väga, väga pingsalt, väga suure hoolega, välja arvatud umbes 10 minutit või 15 minutit jäi vahepealt nägemata, sellepärast, et just sellel hetkel keegi häkkis mu Netflixi kontosse sisse. Mulle tuli teada, et minu parool on ära vahetatud. Et kas ma tegin seda ise. Ja siis ma suhtlesin seal vahepeal 10 minutit Netflixi klienditeenindusega ja ma ütlen täiesti ausalt, see oli väga meeldiv, väga kiire, väga abivalmid olid ja ma väga lihtsalt sain oma konto tagasi. Kahjuks küll oli jõutud ära kustutada minu profiilid, kus oli minu nii-öelda siis filmide vaatamise, mingid minu listid ja asjad, aga muidu oli täitsa okei. No see lõhnab nagu lavastatud häkkimise järele, sest et ma arvan, et Netflix, kes niikuinii nad jälgivad kõike, mis me teeme, sest et meil kõigil on ju kiibid sees teatavasti, mis on Bill Gatesi poolt meile sisse süstitud juba ammu. See on lahe teema, mille üle nalja võtta, aga ma olen üsna kindel, ma ei ole kindel, et see on nagu meie kuulajate seas, aga kindlasti on päris suur hulk inimesi, kes arvavad, et sa ei tee nalja ja see masendab mind sügavalt. Esimene kord, kui su käekene puudutas arvutihiirt, siis sa juba said selle kiibi. Bill Gatesilt isiklikult. Nii oligi. Ja tänu sellele kiibile siis muidugi Netflix on allhankijad Microsoftil on ju, ostavad nagu teenust, jälgimisteenust põhimõtteliselt ja nad nägid, et sa juba üle 2 tunni vaatad filmi kuskilt mujalt kui Netflixist. Ja siis nad tekitasid mingisuguse probleemi ruttu, et kiirelt püüda jälle su tähelepanu. Ja siis sa suhtlesid nendega, nad olid nii meeldivad, on ju, samal ajal sul taustal mängis ülidepressiivne Tammsaarel põhinev film, kus nagu perelapsed surevad järjest ja nagu inimesed vananevad lihtsalt põllu peal nagu murravad oma seljad nagu tööd tehes, et noh,
üllatus, kui sa pärast seda lähed ikkagi jälle Netflixi ja vaatad midagi lõbusat, mingit kokasaadet või mida iganes. Eks ma läksingi ja järelikult süsteem töötab. Ja mina ütleks siis selle peale, et EFTA suur võitja ei olnud mitte Tõde ja õigus, vaid ikkagi Netflix jälle. Eks see maailm selline ongi. Ja mul on hea meel, et see teema nagu jõudis oma loogilise lõpuni. Netflixiga seoses on siin üks teema veel, mille võib kohe järgi võtta, sest see on väga sobiv ja teeb selle saate, nagu tõstab seda muljet, et me oleme väga hästi ette valmistunud. Siin on selline kirje, nagu filmitootjad teevad pandeemia ajal esilinastusi voogedastusplatvormidele. Ja siin on toodud välja Autumn the Wildi Emma, Trolls World Tour, ma ei tea, mis see on. Mida see kinode tuleviku jaoks tähendab, ma ei ole 100% kindel, aga selle vist kirjutasid siia sina. Jaa, et see tähendab, et me oleme kas piisavalt kaua olnud sõbrad, et me juba mõtleme nii ühtemoodi, või siis on jälle sümptom sinu süvenevast mäluprobleemist, mis teatavasti ka muutis keeruliseks su oma nagu ameti meenutamise sulle ühel hetkel pärast puhkust ja selle ameti mõtte meenutamise, mis ühtlasi muide meenutab mulle Disco Elysiumi nimelist mängu, kus peategelasel on väga sarnane probleem. Ärkab üles, ei mäleta, kes ta on, kus ta on, mis ta amet on, mis kuhu ta King on läinud. Mis asja, King on kadunud? King on kadunud, jah. Jah, King on kadunud, absoluutselt. Jah. Et jah, see oli minu kirjutatud märge, aga mul ei ole vastust sellele küsimusele, et mida see kinode tuleviku jaoks tähendab. Või no on ja see on hästi lühike ja pessimistlik, ma arvan, et kinosid jääb vähemaks, nagu ma arvan, et selles ei ole enam nagu kas sa tunneksid kahtlust sellest, kas see on sinu jaoks väga negatiivne areng? Tõesti siia küsides, mitte üldse norides? Pigem küll, sest et mul on ikkagi piisavalt palju sükest nagu piisavalt palju nagu sentimentaalseid tundeid kinoga seoses või selle rituaaliga seoses, nagu kinos käimise rituaaliga või kuidagi kinoruumi kui sellisega seoses. Ma olen ise, mu kõige esimene töökoht oli kinos näiteks, esimene süke nagu lepinguline pikemaajalisem. Mis kinos sa töötasid? Sõpruses, ma rebisin pileteid ja korjasin sodi üles ridade vahelt pärast seansse ja nagu panin kino lukku ja valve alla öösel. Kas see nii-öelda Ameerika filmidest tuntud nali, et kinopõrand on kõige kleepuvam pind kogu maailmas, vastab sinu kui siis nii-öelda prügi vahede vahelt üles korjanuna, vastab see tõele? Prügihundist pöhvihundiks. Yeah. See on mu eluloo pealkiri saab olema. Ei, sõpruses ei pidanud paika, sest seal käisid kultuursed inimesed, kes mekutasid veinikest ja ei raatsinud tilkagi maha kukkuda. Ei lubanud tilgalgi maha kukkuda, vist on õige. Õige jutt. Issand, me oleme nii kaua välismaal elanud, ma ei oska isegi rääkida enam. Ma olen ammu juba, ma ei ole kunagi osanud rääkida, nii et see nii-öelda lootus või ootus on minu enda jaoks ammu juba kustunud. Aga see on huvitav kontseptsioon iseenesest nagu podcast inimeste poolt, kes ei oska rääkida. Mulle see julge mõte meeldib, jah. Aga jah, et jah, näiteks ma tean, et sulle eriti ei meeldi kinod, nagu näiteks, et sa oled rääkinud, et sa nagu väga otseselt nagu ei jookse ummisjalu kinno esimesel võimalusel. Et mul on kinoga ainult positiivsed tunded tegelikult kinoga seoses, et ma tunnen ennast väga koduselt, väga mõnusalt kinos. Ma võin vaadata seal ükskõik mida tegelikult, ma sain sellest aru siis, kui ma sain isaks, sest ma olen nagu nüüd järjest käinud vaatamas, või käisin, kui veel käidi kinos, käisin vaatamas nagu kõiki multikaid, mis kinolevisse vähegi tulid ja mul isegi ei olnud nagu rahast kahju lõpuks, et kuidagi see kinos käimine ise nagu, et see võtab nii mõnus osa päevast kuidagi nagu enda alla, saab süüa mõnusaid snäkke, saab lihtsalt kuidagi lõõgastuda nagu
nagu olla lihtsalt mingisuguse suure ekraani meelevallas, kus rullub lahti mingisugune lugu, mingi maailm ja eriti veel, kui see on mingisugune vägev elamus, siis on veel nagu eriti vägev ja noh, mingid siuksed nagu suured festivali elamused nagu on jäänud ikka nagu eluks ajaks meelde ja noh, mingid siuksed, mis sarnanevad võib-olla mingil määral sellele, mismoodi sa kirjeldasid Endgame'i vaatamist Belgias, kus saal oli fänne täis ja kõik hõiskasid koos ja nutsid koos. Et et kuidagi sellise nagu mingi kunstivormi siukse pühitsuspaigana mulle tundub kino ikkagi väga nagu olulise kohana ja ma ka ikkagi nutaksin neid taga, kui need muutuksid nagu väga selliseks niši teenuseks või kaubaks või. Ma ei ole kohutav inimene, kes soovib kellelegi halba, kindlasti mitte kinotööstusele ja kõikidele nendele inimestele, kes seal töötavad. Kõik jubedad inimesed, Ivo, nagu esimese asjana. Aga ausalt öeldes ma tahaksin lihtsalt valikut, et kõiki filme ei pea kinos vaatama. Ja ma olen sinuga täiesti nõus, noh näiteks see sama Endgame'i näide, mis sa tõid, see oli täiesti suurepärane kinokogemus ja seda ma ei oleks saanud kodus teleka taga istudes, kindlasti mitte. Aga ma natukene nagu lootsin, et see praegune aeg nagu toob rohkem seda, et filmid tulevad, ütleme, kui mitte samaaegselt, siis vähemalt nagu ligilähedaselt samaaegselt kinodesse ja erinevatele platvormidele, kus neid siis saab kodus vaadata, on see siis voogedastus või mis iganes. Noh, ega peale, ma ei tea, DVD tellimise või nüüd on Blu-ray tellimise, ma suurt nagu muud võimalust ei näegi, et lõpptulemusena ma tahaks saada nagu ikkagi rohkem võimalusi neid filme kodus vaadata, mitte et ma peaksin ootama kuid, kui see tuleb, või siis nagu tänapäeval tihti juhtub, et noh, tegelikult kui sa ei ela just, ma ei tea, UK-s või Ameerikas, siis sa ei pruugi saadagi tegelikult neid filme enda regiooni. Ma just, noh, ma saan aru, suured filmid nagu Tenet ja tegelikult veel mõned suured filmid ei tahtnudki üldse välja tulla, kui nad ei saa kinos välja tulla ja seetõttu on nagu palju oodatud. Aga ma olin meeldivalt üllatunud, kui ma nägin järsku, tegelikult ma nägin esimesena Weezeri, ansambli Weezer muusikavideo ja see oli mingi uus laul neil ja selles laulus olid mingid viited ühele filmile, mis tundus väga veider ja siuke, mis mulle võiks meeldida. Ja siis ma sain aru, et see on mingi uus film nimega Bill and Ted Face the Music ja see tekitas mul väga palju huvi ja ma vaatasin selle treileri ja seal oli kirjas, et see film tuleb välja nii kinodesse kui ka siis video on demand siis teenustele, et noh, põhimõtteliselt voogedastus, et tuleb samaaegselt. Ja see oli esiteks, tundus, et väga lahe, et ma saan ka siis seda vaadata, et lihtsalt nagu äkki see on hea film. Ja teisalt lihtsalt nagu tekitas mul juba sellise tunde, et kui lahe, et äkki me nagu liigumegi sinna poole, et ei ole seda, et iga film peab ilmtingimata enne tulema kinno, noh, kui ta on, eks ole, nagu selline nii-öelda kinofilm, suur film, et ta kindlasti peab minema kinodesse, et äkki hakatakse nagu katsetama rohkem ka seda ärimudelit, et noh, inimesed saavad seda filmi ka kodus vaadata. Võib-olla see on esialgu kallim, kui sa teda kodus tahad vaadata, on kallim kui kinopilet, mis oleks minu jaoks täiesti okei. Ma ei vaata nii palju filme, et see probleem oleks. Aga nüüd olles üritan taga ajada, et kus ma seda filmi siis vaadata saan, tuleb välja, et ega väga ei saagi, sellepärast hoolimata sellest, et ta tuleb nendesse voogedastusteenustesse. Belgias ma ikka ei saa seda mitte kuskilt vaadata, mis on kohutavalt tüütu. Nii et ikkagi lõpuks ma pean kinno minema. Mida ma ei tee, sest praegu on Belgias ikka veel ilmselt mitte väga soovituslik kinno minna. Mm-hmm. Nii et see frustreerib mind. Mul on jah nagu... Savi. Ei, mitte savi. Mitte savi, vaid ma tahtsin lihtsalt tuua veel ühe teguri siia mängu või ühe nüansi, mis kirjeldab minu suhtumist. Et noh, ma olen märganud, et nii mõnigi suur režissöör ja nii mõnigi filmigurmaan
noh, jumaldab kino ka selle suure ekraani tõttu, et sul on nagu sihuke pime ruum, kus sa saad keskenduda ainult sellele hiiglaslikule ekraanile ja sellele heale helile, mis seal tõenäoliselt seal saalis on. Ja saad lihtsalt kuidagi nagu anda ennast ära selle tohutu illusiooni meelevalda. Ja need samad inimesed ütlevad, et noh, et väiksemalt ekraanilt lihtsalt ei ole võimalik saada nii suurt elamust. Aga ma pole kunagi tegelikult enda puhul märganud seda, et see elamuse suurus sõltuks nii väga ekraanist või isegi helisüsteemist. Okei, helisüsteemist natuke, et kui heli on hästi kräpp, et siis ikkagi tavaliselt see nii kipub olema, et ütleme nagu kehvem pilt ja hea heli on ikkagi parem kui nagu paremapoolne pilt ja kehv heli selle juures. Et kuidagi nagu, et heli nagu määrab jube palju ikkagi nagu mingisuguse sükse nagu audiovisuaalse elamuse juures. Ja ma olen täitsa päri, jah. Et aga noh, selle kõige juures ma ilmselt nagu noh, olen lihtsalt sattunud, kuna ma olen sattunud sündima teatud ajastusse ja teatud, ma ei tea, geograafilisse lokatsiooni, et siis kuidagi minu jaoks ei olnud filmid nagu nii kättesaadavad või noh, nii lihtsasti kättesaadavad kui võib-olla mõne teise jaoks, kes juba teismelisena kuskil USA-s näiteks, ma ei tea, autoga ringi sõitis ja tal oli nagu piisavalt raha, et nagu kogu aeg kinos olla ja nii edasi, et mul pigem nagu ei olnud selle kõige jaoks nagu raha ja ma suure osa oma, ma ei tea, teismeeast või hilisteismeeast ikkagi veetsin nagu filme arvutist vaadates. Ja noh, need filmid olid kõik autokastist maha kukkunud juhtumisi, on ju, mis oli mu majast mööda sõitnud. Et selles osas nagu vedas, on ju, aga lihtsalt jah, et kuidagi niimoodi arvutist üsna nagu kesise kvaliteediga sai ikka väga palju erinevaid filme vaadatud. Noh, enne seda kõike sai vaadatud filme VHS-idelt üsna kehva kvaliteediga. Mõnikord need olid mingid VHS-id, mis olid, ma ei tea, 15 korda eelnevalt nagu ümber ja üle lindistatud ja siis see film ei pruukinud ka võib-olla olla nagu päris terviklik seal kasseti peal, ma ei tea, mingid reklaamipausid olid välja lõigatud ja sellega oli võib-olla mingi lausekatkega kuidagi kaotsi läinud ja mis iganes, aga ma ei ütleks, et see oleks nagu noh, nagu seda elamust kehvemaks teinud, pigem see sai osaks sellest elamusest või sellest sündmusest, see formaat või need defektid. Et jah, et minu jaoks nagu kino olulisus ei seisne tingimata selles, et kuidagi, et film ärkab ellu ainult hiiglaslikul ekraanil, et justkui, noh, ma kas või siin mõni päev tagasi vaatasin telefonist jälle ühte filmi ja mõtlesin täpselt sellele samale asjale, et David Lynch ju mingil hetkel kritiseeris inimesi, kes, ma ei tea, telefonist vaatavad filmi, et kes üldse vaataks telefonist filmi ja kuidagi, et filmikunst ei ole nagu loodud telefoni nagu peopesa suuruse ekraani jaoks, et see on nagu selle elamuse raiskamine justkui. Noh, need ei olnud otseselt tema sõnad, aga see oli selle tema sõnavõtu mõte. Et mul ausalt ei ole nagu olulist vahet, ma päriselt võin vaadata telefonist filmi ilma, et ma tunneksin, et kui ma saaks selle ainult nüüd nagu panna suurele ekraanile ka, siis ma saaksin nagu tõeliselt nautida seda. Et ei, samamoodi võib lummata, täpselt samamoodi nagu kinos olles. Lihtsalt kinos käimise rituaal ise on see, mida ma naudin. Ma olen täitsa nõus ja noh, näiteks ma olen lennanud lennukis, kus on heliga nii keeruline, aga noh, mul olid vähemasti, eks ole, mürasummutavad klapid peas ja ma vaatasin telefonist sellist sarja nagu The Crown, mis räägib brittide või siis Ühendkuningriigi kuninglikust perekonnast ja see oli see täielikult nagu neelas mind endasse. Seal oli üldse vahet, kus ma olin või kust ma seda vaatan, see sari mõjus mulle väga-väga nagu tugevalt. Nii et noh, ma saan aru mõttest, et nii tore on ju istuda, eks ole, täiesti pimedas ruumis, kus sa saad ülihea helisüsteemiga, ülisuurelt ekraanilt kvaliteetselt seda filmi vaadata, aga need režissöörid ja filmigurmaanid, kes seda räägivad tihti,
noh, ma ütleks, et omajagu aegu satuvad nemad neid filme vaatama peaaegu tühjadesse saalidesse või siis teiste omasugustega samal ajal. Noh, ma ei tea, David Lynch ei lähe lihtsalt suvalisse kinno suvaliselt seda filmi vaatama, vaid ta võib saada täiesti vabalt mingi eraseansi. Tihti tehakse, ma ei tea, kusjuures kas näiteks filmikriitikud, kuna nad saavad tihti näha filme varem kui teised, vähemalt mingites riikides, kas nendele tehakse eraseansse. Ma olen kuulnud küll sellest, et filmikriitikud saavad nagu kinodega näiteks mingeid eridiile, käivad nagu varem filme vaatamas. Ja isegi mina, kui ma olin veel teleajakirjanik, siis ma käisin jah sellistel nagu eraseanssidel. Ses suhtes siis sul ei ole nagu saalitäis inimesi, kellest mõned ei lõhna just kõige meeldivamalt või kes krõbistavad su kõrval popcorni või söövad tugeva juustulõhnaga nachosid või midagi, see ei ole nagu sinu jaoks nii suur probleem siis ilmselgelt, kuna see saal on pooltühi, eks ole, ja enamasti on seal teised sinusugused, kes on sinna tulnudki spetsiifiliselt selleks, et noh, nagu väga põhjalikult hinnata ja vaadata ja rahulikult ja vaikselt keskendunud seda filmi vaadata, et noh, kino on väga erinev kogemus erinevatele inimestele ja jällegi ma ei ütle, minu jaoks on ka väga suur kurbus, kui neid kinosid väheneb, nende arv ja neid võimalusi seal vaadata filme on vähem ja see saab olema kindlasti kogu see pandeemia aeg ja selle mõjutab väga-väga oluliselt juba ainuüksi seda, et mis filme üldse on vaadata ja millal nad kinodesse jõuavad ja kui pikalt see nii-öelda selline madalseis jääb, nii et kindlasti see mõjutab kohutavalt halvasti kinosid, aga pikemas perspektiivis ka mõeldes sellele, et nagu filmitööstus tugevneks sellest kõigest, siis mina ikkagi tegelikult loodaksin palju rohkem seda, et mitte ainult need filmid ei jõuaks kas kohe või palju-palju kiiremini nendele platvormidele, kus ma seda kodus saaksin vaadata ja selle eest maksta, vaid nad jõuaksid sinna niimoodi, et kõik kogu maailmas saavad seda vaadata, sest see on kohutavalt frustreeriv minu jaoks ikkagi, et meil on nagu mingid meeletud regiooni piirangud ja olenevalt sellest riigist, kus sa elad, võib see tähendada, et sa näed kas kõike või mitte midagi, et see on nii kohutavalt frustreeriv. Ja ma tean intellektuaalsel tasemel, miks see nii on, aga ma ei saa aru, see on absurdne põhjus minu jaoks. Jaa, nojah, eriti nüüd, kus kõik on tegelikult kõigile ühel ja samal ajal kättesaadav. Ja need piirjooned on veel rohkem just kui lihtsalt sellised nagu meelevaldsed, on ju? Et kui varem vähemalt sai selle argumendi tuua seda tüüpi levimudeli kasuks, et noh, maailmas on ringlemas ainult teatud arv filmikoopiaid, on ju, ja me ei saa neid korraga igale poole saata, me peame eelistama neid turge, kus on vaatajaid rohkem, et siis nüüd, kus niikuinii kinod enam ei, noh, natuke küll näitavad filme ka filmilindilt, aga suuremalt jaolt ikkagi näitavad filme lihtsalt mingilt kõvakettalt, on ju, mingilt digitaalselt andmekandjalt. Et siis nüüd veel eriti tundub see lihtsalt frustreeriv. Sest et filmid ju ikkagi, kinode vedajad samamoodi lihtsalt saavad mingi lingi, kui uus film on välja tulnud, mingi salajase lingi ja lihtsalt tõmbavad selle filmi endale alla ja siis hakkavad neid näitama. Et see on tänapäev. Nii et see teema vist sai nüüd ammendatud. Jaa, vali uus. Valin uue. Nii, Ivol polnud kütet ja sooja vett. Jälle küsimus. Seda ei ole mina kirjutanud. Selle pidid kirjutama sina. Ja ma arvan, et sa räägid iseendast. Ja ei, seda ma mäletan väga hästi, et ma selle siia kirjutasin, aga ausalt öeldes, mida ma tahtsin rääkida sellega seoses, et mul polnud kütet ja sooja vett, ma ei mäleta. Lihtsalt oli selline raske aeg siin aasta alguse poole, ma arvan, et see oli äkki jaanuar või veebruar, pigem nagu jaanuari poole ilmselt, kus mu gaasiboiler lõpetas töö. See tuli välja vahetada, aga selle kõigega läks aega mingisugune
peaaegu 2 nädalat vist või, 1,5. Igatahes mul ei olnud pikka aega kütet ja sooja vette, see oli kohutavalt ebameeldiv. Ega siin vist rohkem midagi ma mäletan seda, et ma tahtsin sellega kuidagi nagu mingit pikka juttu sellest, kuidas nagu mugavused elus nagu on üliolulised ja kui põhilised sellised väga lihtsad asjad nagu fakt, et sul ei ole sooja ja sul ei ole sooja vett, et ennast pesta, et kui nagu ma tol hetkel tundsin, kuidas nagu kõik need muud asjad, mida me siin elus naudime, et see pole üldse nii oluline, aga ma tahtsin midagi sellest rääkida, aga ausalt öeldes mul on praegu hea ja soe ja mul on sooja vett ja ma ei oska sellest enam midagi rääkida. Kas sulle ei ole mõned inimesed rääkinud, et kui näiteks juukseid pikka aega mitte pesta, et nad hakkavad ise puhastuma? Ma olen lugenud selle kohta ja mõned inimesed on seda väitnud, aga mul ei ole kunagi olnud erilist soovi seda nagu katsetada või proovida. Aga inimesena, kes teab mikrobioloogiast nii mõndagi ja nii, kuidas hindaksid teoreetiliselt selle jutu vettpidavust? Mikrobioloogiliselt kindlasti kasvab seal igast stuffi, aga ütleme, ma ei arva, et see probleem on niivõrd mikrobioloogiline, su nahal nii ehk naa kasvab igasuguseid baktereid ja ausalt öeldes see, kui sa seda nahka kogu aeg ei pese, on nagu mikrobioloogiliselt sinule pigem kasulik, ütleme, kui sa liiga tihti pesed ennast, ma ei tea, kuidas teistel on, aga mina tajusin seda väga selgelt pandeemia ajal, kus kui ma varem pesin käsi väga tihti ja põhjalikult, siis nüüd ma hakkasin seda veel mitu korda tihedamalt ja põhjalikumalt tegema ja see rikkus päris palju mu käte nahka ära. Ehk siis tegelikult liigpesemine ei ole ka väga hea ja seetõttu olenevalt perioodist, et kui ei ole just nagu väga palav ja tihe, siis näiteks mina ei pese ennast igapäevaselt, mul on väga kuiv nahk, et vahel ma teen seda ülepäeviti. Muidugi siin üleüldise soovitusena, kui sa ikkagi ise tunned, et sa lõhned ja inimesed sinu ümber ütlevad sulle, et äkki oleks vaja pessu minna, siis nagu tasuks ikkagi pessu minna. Aga siis sa saad ju öelda nendele inimestele, et oota 14 päeva, siis ma ise puhastun. Aga vaat see ise puhastamise asi, minu jaoks on nagu hästi oluline mõista, et mis asi mida selle all nagu mõeldakse, et kas see tähendab seda, et see inimene hakkab ise tundma, et ei, mu juustega on kõik okei, mina ei taju, et nad kuidagi mustad on või lõhnavad, mistõttu see võib üks asi olla see, et sa ise harjud sellega ära ja sinu jaoks on see okei ja võib-olla teiste jaoks ei ole. Ma ei tea, ma ei ole kunagi sellise inimesega vist väga lähedal olnud, kes ütles mulle, et tšau, kuule, ma ei petsnud 3 kuud oma juukseid. Aga või see siis tõesti tähendab seda, et su oma keha mingisugused loomulikud protsessid, kas mingisuguse näiteks rasu või rasvaine eraldamine aeglustub, sellepärast et sa ei pese seda kogu aeg kehalt maha, nii et see ei hakka kuidagi enam kogunema, vaid jääb nagu tasakaalu. Tekib mingisugune mikrobioloogiline tasakaal ka selles osas, et sinu head nahabakterid on sul kogu aeg naha peal ja mingid nagu probleeme ei tekita. Kuigi ütleme nii, et higilõhn on bakterite poolt loodud lõhn, ehk siis su keha eraldab aineid, mis ei lõhna nagu higi, aga see bakterid sinu nahal seda süües siis tekitavad kemikaale, mis lõhnavad nagu higi. Et ma ei tea, ma ei ole ise nagu seda kunagi ei uurinud ega nagu väga nagu pole kunagi nagu tekkinud soovi enda juukseid mitte pesta väga pikka aega, et aru saada, kas nad lähevad siis kuidagi ise puhastuvaks. Aga mulle ausalt öeldes meeldib väga šampooniga pead pesta, see on kuidagi siuke, vaata, sa oled näinud nagu neid Head and Shouldersi reklaame, eks ole, kus kas siis mees või naine, tavaliselt vist on naised reklaamides, lihtsalt nagu kuidagi sa masseerid oma pead niimoodi seda šampooni sinna sisse ja kõik vahutab ja see on kuidagi mingi hästi hele ja ilus on kõik ja mingid väga tsitruselised värvid ja asjad lendavad ümber sinu ringi ja jube hea. Mulle meeldib duši all pead pesta, see on mõnus. Nii, järgmine teema. Sotsiaalmeedia muutub uuesti talutavaks ja isegi vahvaks, kui suurem osa inimesi ära mute'ida. Seda ei kirjutanud mina, mul on siuke tunne.
ei, see on minu kirjutatud 9. märts 2020, nii et ma ei tea, vahetult enne seda kõik kohad kinni pandi, vähemalt siin Inglismaal. Jah, endiselt nõus, seisan oma sõnade taga. Me oleme sellest, ma ei tea, kas liiga palju rääkinud, aga ikkagi palju rääkinud. Seda hala on olnud üksjagu sotsiaalmeedia aadressil ja minu ainus nagu kaebus, mida ma võib-olla ei ole väljendanud, on see, et tähendab, alustada tuleks sellest, et ma arvan, et vingumisel selles mõttes nagu ei ole mõtet, ma olen täitsa nõus, et sotsiaalmeedia ise ei ole mitte miski nagu otseselt, loeb see, mida sa teed sotsiaalmeediaga või mismoodi sa neid voogusid seal enda jaoks filtreerid ja nii edasi, et see võib olla väga jube ja segadusse ajav kogemus, aga see võib ka olla väga tõhus vahend, tõesti nagu sidevahend, sisuliselt, et sama tobe oleks öelda, et telefon kui selline on kahjulik asi, sest et inimesed võivad niimoodi nagu igasugu kahjulikku juttu üksteisele rääkida või kahjulikku infot jagada, mida oleks parem nagu mitte levitada, et sotsiaalmeedia kohta võib sama kriitikat teha ja see võib kõlada sama tobedalt, aga ainus nagu kaebus, mis mul selle mutimisstrateegia juures ikkagi jäänud on see, et ega sotsiaalmeediaplatvormide juhid siis nagu lollid ei ole, et nad teavad, et inimesed tahavad vahepeal keerata mingeid kraane endal seal kinni ja nii edasi ja siis nad ikkagi leiavad viise, kuidas nagu hoida sind mingisuguses inforingluses, millest sa ei saa vabatahtlikult nagu välja isegi. Et, või saad, kui sa seda platvormi enam üldse ei kasuta, aga kas või Twitteri puhul näiteks mind väga häirib, et isegi kui ma seal vähendan nende inimeste hulka, keda ma jälgin, siis ikkagi ma ei saa näiteks kinni keerata Twitteri poolseid soovitusi. Näiteks, et see inimene laikis seda postitust ja sellepärast me nüüd näitame seda ka sulle. Et ma saan nagu ükshaaval saan hakata siis mute'ima või üldse blokkima inimesi, keda see algoritm mulle sinna seal ette söödab. Aga ma ei saa lõpuni kinni keerata kõiki neid kraane ja see nagu tundub mulle ikkagi tüütu. Jah, sest vaata, sa ütlesid, et mis siin nagu soiguda, et lõpuks on see, et mis me ise sotsiaalmeedias teeme ja kuidas me seda, eks ole, kasutame, aga mina ütleks, et paljuski on probleem ikkagi nendes platvormides ja selles, et tegelikult sa ei saa enam ise, sa võid mute'ida, see on väga tore ja ma olen sinuga nõus, et lihtsalt mingeid asju mitte nähes, see kogemus muutub palju meeldivamaks, ütleme sinu jaoks, et siin, me oleme seda paar korda siin saates varem ka rääkinud, et jah, ühest küljest, kui sa nagu mute'id asju, mis sind frustreerivad, siis sa elad nagu justkui oma mullis ja sa ei saa enam maailmast nagu nii terviklikku pilti ja see on halb, et inimesed nagu jäävad oma mullidesse kinni ja kuidagi nagu eralduvad üksteisest. Teisest küljest, nagu sotsiaalmeedia puhul koht, kus sa tegelikult peaksid oma sõpradega, eks ole, suhtlema ja nende rõõme ja kurbusi nagu jagama, sa ei taha, et see sulle nagu pidevalt frustratsiooni ka põhjustaks, et see on nagu siuke keeruline tasakaal, aga selle teeb ainult nagu keerulisemaks ja tüütumaks see, et tegelikult sotsiaalmeedia platvormid ise võidavad kõige rohkem, kui nad teevad selle sinule võimalikult ebameeldivamaks. Et nagu Twitter on väga hea näide, sest Twitter oli kunagi täiesti super hea, ideaalne sotsiaalmeedia platvorm. Esiteks neil oli postituse maht väga piiratud. See tähendab seda, et sa ei saanud sinna ilma suuri nii-öelda ütleme selliseid suuri muudatusi tegemata nagu väga pikka teksti kirjutada, et see oli suht tüütu. Sa võisid kirjutada mitu postitust üksteise järgi, need nummerdada, aga lõpptulemusena platvorm oli mõeldud lühikesteks mõteteks ja see tegelikult tagas selle, et inimesed väga hoolega mõtlesid läbi, kuidas see mõte nüüd ära öelda sellise väga lühikese lause kaudu ja see oli minu meelest väga hea osa sellest sotsiaalmeedia platvormist. Ja teine asi, mis seal oli väga hea ja mis seal oli palju kauem aega kui Facebookil, oligi reaalselt see, et sina said valida, keda sa näed oma lehel ja
kõiki nende postitusi ajalises teljes oma lehel vaadata. Ehk siis seal ei olnud nagu mingit algoritmi, mis asju liigutaks üles ja alla. Seal ei olnud mingit sellist nii-öelda valikulist, et Facebook juba siis toimis põhimõtteliselt nii, et kui ma olen sinuga, eks ole, sõber ja sina kirjutad midagi, siis mina ei pruugi seda näha, sest Facebook ise otsustab kuskil taga mingi algoritmiga, kas mina oleks huvitatud sellest, mida sina kirjutad või mitte. Tema teeb selle otsuse minu eest ära. Tema näitab mulle mingisugust nii-öelda algoritmi poolt mõjutatud ajajoont. Et nagu midagi, mis keegi kirjutas eile, võib mulle ette tulla, aga see, mida sina just kirjutasid, seda mulle ei tule. Twitter toimis tol hetkel niimoodi, et iga asi, mida keegi kirjutab, keda sina jälgid, tuleb sulle läbi ja tuleb sellel ajal, kui ta tuli. Nii et kui sa tahtsid midagi eilsest otsida, siis sa pidid nii-öelda ajajoones sinna tagasi rullima. Ja see oli suurepärane, see oli täpselt see, kuidas ma tegelikult tahtsin sotsiaalmeediat kasutada, et ma jälgin neid inimesi, keda ma tahan jälgida, kelle kohta ma tahan näha ja ma tahan kõiki nende postitusi ajajoones näha. See oli ideaalne. Aga ilmselgelt see ei olnud kuidagi Twitterile kasulik, nii et Twitter on aja jooksul kõik need muudatused teinud, mis on ta palju sarnasemaks Facebookiga. Postitused on pikemad, sa ei näe enam ajajoones teiste postitusi, sa näed rohkem vahele võõrast inimeste postitusi, sest Twitter arvab, et sul tasub neid näha ja seal on mingisugune what you have missed, eks ole, et kui sa nüüd läheb Twitter esilehele, siis ta näitab sulle mingid random postitusi. See on kõik nii frustreeriv ja tegelikult ma tean, et siit ei ole nagu otsest väljapääsu, sest kui tuleks näiteks mingi uus sotsiaalmeedia platvorm, mis teeb asju hästi õigesti, siis esiteks seal ei oleks kedagi ja kui kõik nagu sinna üle läheksid, siis lõpuks ta ikkagi teeks kõik need valikud selleks, et oma end nagu nii-öelda kasvatada ja nendele nii-öelda reklaamiostjatele rohkem meeldida ja rohkem raha teenida ja rohkem kasvada, et see on nagu arusaadav põhjus, aga see, kuhu tänane sotsiaalmeedia on jõudnud, ei ole mitte kuidagi meeldiv ja positiivne, aga tal kui tööriistal on nagu mingeid häid külgi ikka veel kahjuks. Seetõttu ma olen ikka veel seal. Jaa. Nii, võtad järgmise? Võtan järgmise, mis ma võiksin siit võtta? Mulle väga meeldib aasta 2019 kokkuvõtte ja 2020 plaanid. Jim, mis olid sinu 2020 plaanid? Ilmselgelt, ma kirjutasin selle siia vist siis, kui aasta algas ilmselt. Võib täitsa olla. Ma isegi ei mäleta, mis olid mu plaanid 2020 aastaks, siis kui veel oli nagu sobilik aeg unistada aastaplaanist kui sellisest. Ma ei tea, ma arvan, et plaan oli lihtsalt see, et nagu mõelda välja viise, kuidas mul ei oleks nagu 3 eurot pangakontol veel nädal enne kuu lõppu või isegi rohkemgi aega enne kuu lõppu ja nii edasi, et kuidas elada nagu mingit normaalset keskklassi elu, nagu see tundus mulle nagu kuidagi köitev väljakutse. Ma ei tea, jah, et ma ausalt öeldes ei mäleta. Kas sa mäletad veel või? Mina tegin selleks aastaks omale teema. Nii-öelda, me oleme sellest vist varem ka rääkinud, et ma väga toetan CGP Grey nägemust, et sul võiks olla selle asemel, et anda mingid nagu, ma ei tea, uusaasta lubadused, et sa võiksid nagu igale aastale või ka lühemale perioodile anda mingi teema, mille raames sa siis nagu hakkad oma mõtteid nagu kalibreerima, et sa võrdled sellega, et okei, ma tahtsin midagi sellist, et kas need otsused nii-öelda viivad sinna poole või pigem viivad sellest eemale. Ja kui ma seda praegu lugesin ja ma ei olnud seda teinud nagu aasta algusest alates, siis see on väga naljakas. Sellepärast, et ma panin selle aasta pealkirjaks aja leidmise aasta. Ja selle eesmärk oli nii-öelda vähendada väliseid kohustusi ja keskenduda rohkem asjadele, mis teevad õnnelikuks, ehk siis leida abikaasale enam aega, et koos huvitavaid asju teha, lugemisele enam aega, mängudele enam aega. Ja seda kõike ma sain. Probleem on selles,
et noh, ma ei ole kindel, kas see viis, kuidas ma seda sain, oleks olnud see, mida ma tol hetkel oleks lootnud või eeldanud. Ja siin on ka selline asi kirjas nagu füüsilisele tervisele enam aega. Ja ma pean ütlema, et kahjuks pandeemia ei ole mõjunud hästi sellele, et ma liiguksin rohkem loomulikult ja kahjuks ei ole ma ise olnud ka piisavalt tubli, et kõiki neid asju nagu distsiplineeritult oma kodus selle nii-öelda, ütleme, et kodus trenni tehes kompenseerida seda, et ma liigun vähem ja saan nagu trenni vähem, et aga samas noh, kui mul siin vaatan neid teisi asju, et noh, näiteks vähem väljas söömas käia, no kuule väga lihtsasti saavutatav eesmärk sel aastal, et noh, kui ma seda praegu vaatan, siis pole nagu üldse hullu võrreldes seda, mis plaan oli või mis lootus oli, aga jah, kas nii pidi minema on? On oma, et no see haakub kaunilt jälle selle tõeteraga, et elus et muidugi sa saad elus kõik, mis sa soovid ja loodad, ainult et mitte päris nii, nagu sa arvad, et sa võiksid seda saada. Need on need kuradi ahvikäpa lubadused jälle. Ja, ma kuidagi, sellel on ka mingi elegantsem sõnastus, aga selle mõte oli Be careful what you wish for. Jah, põhimõtteliselt. Kas me ei teinud mingisugust ootuste, lootuste, lubaduste osa aasta alguses või? Me ei see tegemata siis või? Sellepärast see siin oligi ja sellepärast mulle tunduski naljakas see sisse võtta. Muidugi probleem on selles, et ega ma väga hästi ei mäleta, mis eelmine aasta toimus. Me kuidagi jõudsime sinna, et mul mälu ilmselgelt ei ole väga hea. Nii et mis ma kokkuvõtteks, ma ei oska nagu midagi öelda. Selle sama probleemi tõttu või noh, ma ei tea, kas see on nagu probleem, aga kuna ma tegin selle sama tähelepaneku mingil hetkel, et ma väga ei mäletagi asju, mis on olnud justkui, või mul on raskusi meenutada, mida ma üleeile tegin, on ju. Et siis, mis siis siin veel rääkida aastast ja kuidagi, ja kuna ikkagi nagu iga aasta lõpus on nagu tore ikkagi mingil määral tagasi vaadata lõppenud aastale või lõppevale aastale ja kuidagi ma ei tea, mõelda tagasi, et mis siis kõik oli ja mida ei olnud, et siis selleks, et olla üldse suuteline neid asju meenutama, ma hakkasin ühel hetkel üles kirjutama oma nagu aasta selliseid tippsündmusi. Ja need ei pruukinud olla alati kõik mingid positiivsed asjad või midagi sellist, et võitsin mingi karika kuskil või mis iganes, vaid need sinna nimekirja läksid sisse igasugused asjad, mida ma lihtsalt pidasin oluliseks. Isegi siuksed argised asjad nagu, et sain lõpuks endale uue iPhone'i, on ju, et nagu, et nüüd olen nagu, et siuksed nagu olmelised asjad, aga ka mingid erilised asjad, et ma ei tea, keegi sündis kuskil, keegi suri kuskil, mul tuli mingi mõte esimest korda, mis kuidagi suunas mind edasi uutele radadele. Et kõik selline, mida ma pidasin oluliseks, sinna nimekirja ilusti läks. Nüüd on see nimekiri muidugi olnud unaruses mõnda aega, aga ma pean ütlema, et kui sa vähegi viitsid, siis tegelikult see on nagu see on lahe nimekiri, mida pidada, sest see on siuke asi, mida võib-olla sa paned sinna 6 ühe asja või võib-olla isegi paari kuu jooksul ühe asja või midagi sellist, et see ei ole ka midagi ülemäära nagu koormavat, et see ei muutu nagu blogiks nagu tingimata. On lihtsalt siuke nimekiri märkimisväärsetest sündmustest. Ma väga tahaks seda teha. See on täiesti suurepärane asi ja ma tegelikult tean seda tunnet, sellepärast, et on olnud elus aegu, kui ma olen aktiivselt blogi pidanud. Need ajad jäävad pigem nagu, ma ei tea, keskkooli lõppu ja ülikooli algusesse, aga väga lahe on nagu tagasi minna ja lugeda, mis siis nagu toimus. Ja see on, tõesti, see on nagu väga-väga hea hiljem meenutada, aga kahjuks probleem on selles,
et kuigi seda ei tule, eriti sellepärast, et seda ei tule tihti teha, siis ma arvan, et see kaoks mul väga kiiresti kuidagi meelest ära, et ma sihukest asja tahan teha. Et noh, siis see eeldaks nagu mingit harjumust, näiteks, et ma iga õhtu kirjutan midagi üles, siis see muutub nagu vähem väärtuslikuks, sest ilmselgelt iga päev ei toimu nii põnevaid asju või nii tähtsaid asju elus, et seda nagu, et siis need tähtsündmused kipuvad nagu ära kaduma sinna kõige muu sisse. Aga noh, seda ma suudaks teha, sest see oleks nagu mingi rutiini loomine, aga siukseid erilisi asju üles märkida on väga keeruline. Küll aga üks asi, mis minu jaoks mis mulle meeldib ja mis minu jaoks töötab, on see, et tihtilugu põnevamatest või toredamatest asjadest teed sa pilte ja telefoniga siukseid, võib-olla isegi täiesti suvalisi klõpse, aga kuna mu telefon iga pildi, mis ma teen, laeb automaatselt üles ka mu OneDrive'i, siis seal on kuidagi... Ütle nii konkreetselt, kus see on. See võib-olla, sa tahtsid öelda Google Docsi? Ei no, kuhugi internetti. Kõik OneDrive on minu jaoks lihtsalt internet. Laeb üles internet, eks ole. No, ma ei ole tehnoloogiline inimene. Ma laen oma pilte Xboxi ja mängin oma Dropboxiga, eks ole, õhtul kaarte. Aga nagu iga normaalne sinuvanune inimene. Jah, kaarte on ju Solitaire, on ju arvuti taga mängitakse. Mina mängin seda iga päev. Köögis laua peal. Mul on pakkkaarte seal. Kaart? Ei, arvutist tuleb muusika ja pakkkaarte on laua peal. Imelik. Aga see on nagu selline mõnus koht, see internet siis, kuhu minna ja scrollida oma piltide seest läbi ja siis tulevad küll paljud sellised nii-öelda tähtsad asjad meelde või toredad asjad meelde, sest see pilt nagu, ta ei pruugi olla ei hea pilt ega isegi sellest asjast pilt, mida sa tahad meenutada, aga ta ikkagi kuidagi tuletab sulle meelde, et midagi toimus ja see toob kaasa nagu teised toredad mälestused ka. Ma olen selles mõttes nõus, et pildid mingil määral asendavad selliseid sõnalisi märkmeid või ülestähendusi, aga ma omast käest tean öelda, et nüüd, kui ma hiljuti kõvakettalt otsisin üles oma esimese ülikooliaegsed pildid, need siis pärinevad aastatest 2003 kuni 2006 vist, et siis tol ajal mul oli komme, ma kasutasin siis veel digifotokat, oli komme, on ju, õhtul pärast koolipäeva koju tulles nagu panna pildid siis kõvakettale ja sorteerida neid ise eri kaustadesse. Ja siis mul oli komme sinna kausta nimesse kirjutada nagu lühikirjeldus, et millest need pildid räägivad või miks see päev nagu eriline oli või milles see nagu mõte seisnes, et ma üldse fotoka kaasa võtsin. Ja nüüd, kui on sellest ajast möödas reaalselt nagu mõnest seal esimestest piltidest ongi, ma ei tea, 17 aastat möödas või midagi, et siis nüüd on neid kirjeldusi juba vaja tegelikult, sest et ma tingimata, ühesõnaga, üsna palju tegelikult oleks läinud muidu juba kaotsi, need oleksid muutunud, kuna need pildid ise pole ka teab mis nagu šedöövrid, on ju, fotograafilised mingisugused, et lihtsalt mingid udused pildid, ma ei tea, kellegi sokkidest või mis iganes, on ju, et siis see kirjeldus nagu taaselustas minu jaoks nagu üldse selle nagu hetke ja ilma kirjelduseta oleks see kõik lihtsalt kuidagi läinud kaotsi. Kusjuures täiesti, ma isegi täpselt ei tea, mida ma Flickrist otsisin üks hetk, aga ma kunagi sattusin sinu äkki vist kursaja Marion Unduski Flickri kontole. Ja see on kallis kursaja teatrikoolist. Kõige paremini katalogiseeritud foto nagu kogu, mida ma olen nagu eraisikul näinud. Ja ma saan aru, et ta oligi niimoodi väga ilusasti fotodega katalogiseerinud kogu teie õppe teatrikoolis. No ta ikka väga usinalt ja kuidagi pühendunult pildistas tegeles sellega. Et ei, mul ei olnudki selle kohta midagi öelda, lihtsalt ta on suurepärase töö teinud, et seda niimoodi kõike katalogiseerida ja hoida.
aga jah, ma scrollisin korra siin oma OneDrive'i, et vaadata, kas, noh, et kuidas need pildid erinevaid nagu mälestusi esile kutsuvad ja tõesti, ma vaatan, siin on pildid, kus me oleme Amanda Palmeri kontserdil ja põhimõtteliselt kõik selle õhtu kohta tuleb mulle meelde ja see on täiesti suurepärane ja need fotod on kehvad, siit ei tulnud nagu midagi eriti head välja, aga sellegipoolest see tuletab mulle seda kõike meelde ei, kindlasti sellised suured sündmused, need ikka jäävad kenasti meelde. Ma pigem rääkisingi sellisest igapäevasest nagu igapäevasest materjalist, et see ikkagi ei jää meelde. Et see ikkagi nagu, ja võib-olla ei peagi siis jääma või, noh, ma ei tea, et kuidagi mul vahepeal siin läks, mu eelmine telefon, üks Android-telefon nagu läks õhtale ja kõik pildid, mis seal olid, kõik pildid ja videod läksid koos selle telefoniga siis teispoolsusesse. Sa pead Xboxi kasutama selleks ju. Ei, ma tean, ma kasutasin Xboxi, aga siis mul oli vaja seda, ühesõnaga see ei ole üldse huvitav lugu, aga põhimõtteliselt nagu mul oli backup tehtud, aga siis ma pidin selle backupi korraks ära kustutama, et teha ruumi ühe teise asja jaoks. See on nagu ja siis mul jäi see uus backup tegemata. Ma tean, see on nagu tõesti idiootne, nagu, et mul oli juba backup olemas ja siis kui ma olin backupi ära kustutanud, siis kustus ka telefon. Aga nagu imelik on see, et mul seekord ma ei olnud nagu ainult löödud sellepärast, et see telefon lõplikult rikki läks, vaid ma tundsin ka kergendust, et nüüd mul on vähemalt nagu, ma ei tea, 5000 pilti vähem, mida sorteerida, sest et nagu see, mis mul nagu pilves toimub ja erinevatel kõvaketastel, tegelikult see asi on juba ammu väljunud kontrolli alt, nagu, et neid pilte ja videoid on tegelikult liiga palju ja ma ei tea, ühesõnaga kokkuvõttes nagu mulle tundub, et no ma ei tea, ma ei ole kindel nagu kui palju inimesed tegelikult nagu teadlikult katalogiseerivad oma ja talletavad oma mälestusi ikkagi, et mulle tundub, et see mugavus, et asjad lihtsalt nagu automaatselt kuskile pilve lähevad, muudab selle olukorra üsna sarnaseks sellele, et sul ei olegi üldse mingeid pilte ja videoid, sest et nagu kes ei jaksab tegelikult päriselt kõik selle materjali läbi käia mingil hetkel nagu saad aru, mis ma mõtlen, vaata, et ma räägin jälle sellest, et vanasti oli niimoodi, et nagu sa ostsid omale selle filmirulli, sul oli seal, ma ei tea, palju, mingi 26 klõpsu said teha või 30 või palju seal sai, fikseeritud arv. 24 või 36. Okei. Ja siis ilmutasid need ära ja panid albumi kaante vahele ja siis need olid seal olemas ja mul on nagu kõik albumid, mis mul on nagu lapsepõlvest saadik olnud, on siiamaani täpselt natuke võib-olla rohkem nartsud, aga ikkagi põhimõtteliselt samas seisus, nagu nad olid, et nad on nagu olemas, samas kui failid nagu, ma ei tea, mul kuidagi ei ole nagu hea tunne selle suhtes, kuidas ma ise oma failide eest hoolitsen või kuidas ma neid katalogiseerinud olen siiamaani. Ja mul on natuke siuke tunne, et see on veidi ikkagi siuke nagu prügikasti viskamine nagu kokkuvõttes. Et ma salvestan asju selleks, et neid unustada põhimõtteliselt. Ma saan sust aru, aga ma ei ole sulga üldse nõus. Peamiselt sellepärast, et kui ma vaatan, eks ole, kuidas minu Xbox neid faile mulle näitab, ja demonstreerib, siis ta näitab mulle neid nagu aegridana. Ma saan võtta siit rajast kinni ja scrollida edasi-tagasi ajas. Ma saan minna näiteks lihtsalt võtta ette aprill 21, 2016 ja vaadata, mis ma siis tegin või juuli 2016 ja ma näen fotosid sellest ajast. Ja juba see on tegelikult väga kasulik, sest siin on täielik mingi tuhandeid ja tuhandeid pilte, mis ei ole mitte kuidagi vähemalt nagu minu mobiiltelefoniga tehtud pildid ei ole absoluutselt mitte kuidagi korrastatud. Ma ei ole neid folderitesse jaotanud, enamus nendest on kehvad pildid, mõned neist on screenshotid, mida ma olen teinud mingist kindlast asjast, mingisuguse listi üles pildistamine, mida mul oli vaja 3 minutiks, ma ei tea, siin on pilte minu elektrimõõtja näidust, eks ole, kõik on selline täielik rämps on siin, aga samas ma saan, eks ole, võtta kinni ja lihtsalt minnagi
vaadata, mis ma tegin aasta 2015 kevadel ja seda teha põhimõtteliselt ühe nupuvajutusega, ma ei pea selleks nagu mingite folderite struktuure või asju nagu läbi tegema. Ja ma ei peagi kuidagi struktureerima, see lihtsalt arvuti teeb selle kõik minu eest ära. Ta teab nagu selle kuupäeva järgi, millal need fotod on tehtud ja ta paneb nad mulle järjekorda, et juba see on tegelikult väga suur väärtus ja lihtne teha. Ja mida paremaks on tehnoloogia läinud, näiteks minu Xbox pakub ka sellist varianti, et vaadata fotosid mingisuguste märksõnade järgi ja neid märksõnu ei ole mitte mina pannud, vaid need on teinud põhimõtteliselt siis mingisugune tehisintellekti algoritm kuskil siin taustal. Bill Gates, eks ole, on analüüsinud kuskil siin taustal kõiki pilte, mida ma olen teinud ja siis üritanud aru saada, mis seal on. Et näiteks, kui ma otsin lihtsalt taime pilte või et ma tean, et ma kunagi tegin mingist taimest pilte, ta väga kenasti oskab välja korjata nagu, mis pildid siin taimede peal on või mis piltide peal on taimed ja ma ei tea, nägusid või screenshot'e või whiteboard'e või asju ta oskab nagu väga-väga kenasti välja korjata. See on päästnud mind mitu korda, sest ma tean, et mul on näiteks kuskil pildistatud üles paberitükike, kus on mu, ma ei tea, vanemate kodu wifi parool. Ja ma tegin selle pildi võib-olla kunagi 15 aastat tagasi näiteks. Ja ma olen suutnud nende suvaliste tagidega lihtsalt otsides, et nagu kus on arvuti arvanud, et ma olen teinud pilti paberilehest, ma olen suutnud väga kiiresti üles leida selle paberilehe, millest ma kunagi 15 aastat tagasi pilti tegin. Et see on, minu meelest see on uskumatult kasulik ikkagi lõpptulemusena. Vau, ja ei, ma ei ole nii põhjalikult üldse seda funktsionaalsust nagu ära kasutanud või lihtsalt kasutanud, aga see võib ka olla sellepärast, et ma olen nagu rohkem Nintendo kasutaja. Ma ei tea. Aga ei, no ma olen selle kõigega nõus absoluutselt. Minu kriitika oligi peamiselt suunatud minu enda pihta. Ma kritiseerisin seda, kui lohakalt ja kuidagi, kui lohakalt ma oma failidega ümber käin, mida ilmestab hästi ka see backupi kustutamise lugu. Ja kuidas ma olen jätnud nagu juhuse hooleks selle, mismoodi üldse mu nagu pildid ja videod on sorteeritud ja nagu, et mis andmekandjatele ja nii edasi, et see kõik on lihtsalt nagu, seal valitseb läbu ja mulle nüüdseks tundub, et seda kõik on nagu rohkem, kui ma suudan päriselt nagu hallata või kuidagi, et see nagu nõuaks sükest nagu terve aasta pikkust projekti tegelikult, kus ma iga päev natuke tegelen sellega, et päriselt nagu luua mingi tõeline kord sinna arhiivi ja sellepärast mul on natuke selline tunne, et nagu, et ma küll salvestan ja talletan, aga see kõik nagu, muutub juba nädal hiljem nagu üles leitamatuks ja nagu eristamatuks ükseks nagu failide massiks lihtsalt, et mul ei ole mingit väga head süsteemi, on see, mis ma tahtsin öelda. Ja sellepärast tunduvad need vanad perealbumid nagu väga süsteemsed, sest need ei muutu ajas ja need on nagu sellised, nagu nad on ja kuidagi, mis iganes. Minu soovitus on lihtsalt nautida seda kaost, mis su piltide seas on ja usaldada tehnoloogiat, usaldada Bill Gatesi, et ta leiab sinule need õiged pildid õigel ajal üles. Ja, aga mis hinnaga? Siis mul on kiip naha all järgmine, pildid on ilusti ära sorteeritud ja videod. Niikuinii on juba või? Niikuinii on. Ja sa ütlesid ise ka, esimest korda hiirt puudutasid, kohe torgati sisse. Mis sa teed? No aga ma ei taha uusi kiipe saada, nüüd on teinud paremaid ja väiksemaid. Sa ei taha ju mingi nagu vana kiibiga ka ringi käia, see on ju nii piinlik. See on küll tõsi samas tegelikult. See on väga tõsi, tegelikult ma väga tahaks kõige uuemat. Ma loodan, et Bill Gates kuulab ja ma loodan, et popkulturistid saavad olla esimeste seas, kes saavad koos koroonaviiruse vaktsiiniga endale ka nagu selle kiibi sisse, et saaks kohe teha sükse nagu review. Kas midagi läks kiiremaks, kas mälu läks paremaks? Ja, kas Ivole tuli meelde, kus ta töötab ja miks? Ma ei tea, see nimekiri natuke nagu väheneb siin, samas siin on nagu,
mõned punktid veel jäänud, kas nagu tuiskame neist ka läbi, et saaks lihtsalt lahti püüame mõne võtta. Kõik ei peagi ära tegema, aga ma tahaks rohkem sellist suhtumist meediasse, näiteks AK-s nagu, et kõik uudised ei pea ära rääkima. Saatejuht seal ütleks nagu, et ma ei tea, et meil on siin veel 5 minutit saateaega jäänud, et ma ei tea, võtaks mingid teemad veel läbi, et ei peaks homme nagu rääkima neist enam või saaks lahti lihtsalt, saaks teemadest lahti. Suur puhastus, see on suur puhastuse eridana. See on aastavahetuse saate mõte tegelikult AK-le näiteks ongi, et sul on nagu aasta viimane päev, et lihtsalt nagu meil jäi nagu terve hulk mingeid teemasid jäi see aasta saatest välja, me ei jõudnud rääkida, lihtsalt nagu käime kiirelt üle. Kas on enam olulised? See oleks päris hea. See oleks väga mõnus ja väga professionaalne. No okei, tech YouTuberite maailm. Keda vaatame, sulgudes Linus, MKBHD, Justine, on nii või? Justine, jah. Ma olen see T-tähe liiga palju pannud. Sulud lõppevad, võtad T-tähe ära. Kui lahe, ma nägin laivis, kuidas selle rääkisid, kuigi sa oled hoopis teises riigis. Sulud lõppevad Mac Pro. Mis asja? circa $10,000 arvuti, kunagi ei osta, ikka lahe vaadata. Mida sa nüüd siis nagu räägid? ma tean täpselt, mida ma tahtsin rääkida. Ma vaatan nagu kohutavalt palju tehnoloogiakanaleid YouTube'is. Mõned neist on sellised nagu vanakooli tehnikakanalid, nagu näiteks Techmoan või Lazy Game Reviews, LGR või The 8-Bit Guy ja nemad kõik räägivad nagu sellisest vanakooli tehnikast, millest paljudega isegi mul ei ole endal isiklikku kokkupuudet, aga lihtsalt nagu sellisest tehnika ajaloo mõttes on neid väga huvitav vaadata ja mõista, kuidas, ma ei tea, mingid tüüpi Macid kunagi töötasid või kuidas kõige esimesed personaalarvutid inimeste kodudesse jõudsid ja mida nendega teha sai, et see on väga huvitav, aga samas ma vaatan ka väga palju selliseid kanaleid, mis lihtsalt räägivadki sellest tehnoloogiast, mis meid täna ümbritseb, kõikidest uutest toodetest ja nii-öelda, mida nende kõikidega teha saab. Ja see on nagu selles suhtes natukene naljakas, et mina võtan seda kui hobi. Ma vaatan tehnikat hobina. Ja ma ei tea, kas see on nagu mõistetav teistele inimestele või kindlasti on mingi grupp inimesi, kes praegu noogutavad kaasa, sest olgem ausad, enamik asju, mis neis videodes näidatakse, ma ei oma mitte kunagi ja ei tahagi omada ja ei saagi omada. Näiteks see Mac Pro on nagu täiesti ideaalne näide. Ma vaatasin väga palju erinevaid videosid, erinevate inimeste arvamusi Mac Prost, seda, kuidas nad selle karbist välja võtsid, seda, kuidas see tehniliselt töötab, mingid reklaamvideosid, asju. Ma vaatasin väga palju videosid arvutist, mis on väga kallis, mida ma mitte kunagi ei oma, aga lihtsalt nagu huvitav on vaadata, mida selle kõigega toimub ja ma ei ole nagu, see on nagu fascinatsioon, mida ma tegelikult päris nagu viimase piirini ei mõista, et miks ma pean teadma mingist asjast, mis mulle mingit praktilist nagu väärtust juurde ei anna, miks ma pean sellest nii detailselt teadma, miks ma vaatan seda, aga ma olengi kuidagi sinna jõudnud, lihtsalt see on mu hobi, mulle meeldib vaadata seda, kuidas Linus Tech Tips analüüsib meid ja uusi graafikakaarte. See ei anna mulle tegelikult väga mitte midagi. Väga harva on mu elus olukord, kus ma pean endal ostma uue graafikakaardi, seda on juhtunud üksikud korrad kogu minu elu jooksul ja enamasti, siis ma niikuinii alustan selle uurimustööga nagu uuesti või väga harva tuleb keegi mult küsima. Seda pole küll juhtunud juba ikka väga-väga kaua aega, et keegi tuleks küsima, et Ivo, mis graafikakaarti ma peaksin ostma. Enamus inimesi vist enam ei ostagi lihtsalt graafikakaarte, need, kes ostavad, on ilmselt nagu mina ja kogu aeg vahivad neid videosid. Ja et ma tegelikult nagu 100% ei mõista seda, aga mulle kohutavalt meeldib tegelikult see kogu see tech YouTuberite maailm, mulle meeldib vaadata neid ja siia sulgudesse ma lihtsalt olin välja toonud oma lemmikkanalid, mis on siis Linus Tech Tips, mis on Kanada päritolu Linus Sebastiani kanal, mis on minu meelest üks parimaid YouTube'i kanaleid üldse ja kindlasti ma ütleks parim tehnoloogia teemaline YouTube'i kanal.
Marques Brownlee ehk MKBHD, kes on täiesti suurepärase produktsiooniga, suurepärased videod, väga head ülevaated ja iJustine, kes kuidagi toob hoopis teistsuguse vaate minu jaoks tehnoloogiale, ta on kuidagi nii palju optimistlikum ja see on üks põhjus, miks mina ei saaks olla kunagi tehnoloogia arvustaja. Ma vaatan neid, ma võtan kõike nagu uut väga positiivselt ja iJustine kuidagi nagu ma näen nagu mingit sarnasust, et ta nagu, kui ta mingi uus vidin tuleb välja, siis ta tavaliselt on nagu õhevil või elevil sellest kõigest ja tahab nagu rääkida, kui äge see kõik on ja ma olen täpselt selline, et ma mäletan, kui ma Geeniuses näiteks töötasin, ma ei arvustanud seal nagu tehnoloogiat, mul oli mingi ettekujutus, et ma lähen kunagi tehnoloogia ajakirjanikuks tööle, siis ma saan kõiki neid toredaid mänguasju näppida ja katsetada. Et siis ma ei pea neid omale ostma, aga ma saan nendega tegeleda, aga ma ei ole selline inimene, ma ei ole see, kes nagu päriselt analüüsib seda, kas see seade on nagu hea või parem või halvem või kasulik või on tal mingid vead. Ma olen nagu kõigest nagu vaimustuses ja see on see pool minus, mida toidab iJustine väga edukalt. Ja see oligi see, mis ma tahtsin rääkida sellest. Tegelikult ma tahtsin rohkem uurida seda, et kas sa jagad minu haigust? Ma ei jaga seda otseselt, aga ma jagan seda nagu sarnasel moel, sest et ma ikkagi samamoodi, no ma harva või pigem isegi tegelikult kui ma vaatan mingeid tehnikateemalisi YouTube'i saateid, siis tavaliselt see on sellepärast, et ma olen võtnud pähe osta endale see konkreetne vidin ja siis ma lihtsalt pean kammima läbi kõik arvustused, kõik videod, kõik võrdlused, et lõpuks teha rahu oma otsusega siis see asi kas osta või mitte osta. Nii et ma pean juba sellest vidinast endast olema huvitatud. Ma ei satu vaatama asju mingitest vidinatest, mida ma ei kavatse endale ise hankida või mis kuidagi ei puutu nagu otseselt minusse. Küll, aga ma pean ütlema, et kui sa saatsid mulle ükskord video näiteks sellest, miks ikka veel toodetakse kassette ja miks need kassetid on läbipaistvad, miks nad peavad olema läbipaistvad, need kasseti kestad ja nii. Et see oli näiteks väga põnev vaatamine. Kas see oli üks nendest sinu top 3 YouTuberist, kes selle tegi? Siia ma olin nüüd välja toonud nagu need YouTuberid, kes nagu räägivad nagu tänapäeva tehnoloogiast, ehk siis nendest asjadest, mida ma ei osta mitte kunagi, aga mille kohta ma kõike pean teadma. See video, mis ma sulle saatsin, ma mainisin küll seda kanalit TechMoan. Tema ei ole nagu väga selline inimene, kes nüüd vaataks, mis on uues MacBook Pros või midagi, et tema nagu keskendubki pigem nagu vanadele tehnoloogia seadmetele või siis nagu natukene obskuursematele tänapäeva seadmetele, et kui sellel on mingi siuke huvitav lugu ja see seostub kuidagi sellise nagu, ma ei tea, kassettide või lintmakkide või vinüülsead, ütleme sellise nagu natuke vanakooli kraamiga, et siis ta teeb sellest video ja tõesti, tema kanal on üks mu lemmikuid, vahel ma lihtsalt vaatan tema videode arhiivi läbi enne magama minekut, sest see on nii kohutavalt mõnus ja rahustav. Ja see video siis vist oli sellest, et vanglate jaoks on vaja toota läbipaistva plastkestaga seadmeid, nii telekaid, raadioid ja kõike muud. Ja see oli super huvitav, ühesõnaga mul polnud õrna aimugi, et suuresti põhjus, miks kassette ikka veel toodetakse, et see põhjus ei seisne selles, et käputäis hipstereid tahavad nautida nišimuusikat sellise niši andmekandja pealt, vaid ikkagi see tohutu vanglatööstus, mis tänapäeval ikka veel eksisteerib, see seisab paljuski kassettide siis nagu selle nõudluse pakkumise taga. See oli väga huvitav lugu, nii et need lingid paneme endale saate kirjeldusse ka kindlasti, kõik Ivo poolt mainitud YouTube'i kanalid ja ka see konkreetne saade, siis lingid leiate siis popkulturistid.com lehelt.
tänase osa alt, aga ma olen sattunud ühe YouTube'i kanali peale, kust ma vahel tõepoolest viitsingi vaadata osi ka siis, kui see vidin, mida nad arvustavad või uurivad, justkui nagu otseselt ei huvitagi mind ja see kanal on Unbox Therapy. Kas sa oled sattunud nende ma mõtlesin, et sa ütled seda, ma ei tea miks, aga mul oli kuidagi kuskilt meeles, et see kanal sind väga huvitab. Ja kas oli Unboxing Therapy või Unbox Therapy? Ma ei tea, sest mina seda kanalit ise ei jälgi. Igal juhul nagu mulle see saade meeldib sellepärast, et see on natuke nagu jällegi langeb sinna kategooriasse, kus on igasugused vahvad siuksed nagu naljasaated, kus on mingisugune dünaamiline duo, kus üks on natukene nagu, ma ei tea, lobamokk ja hüperaktiivne ja teine on ülituim, siuke nagu intellektuaalne, siuke nagu ratsionaalne tüüp, et seal täpselt selline duo ongi, jah, Unbox Therapy. Nad on väga populaarsed, neil on 17,1 miljonit jälgijat YouTube'is ja nemad tõesti nagu arvustavad nagu kõike, nagu, et ma näen, et siin nagu kohe viskab ette, et 3 tundi tagasi nad on mingisuguse robot-tolmuimeja video üles laadinud, siis nad arvustavad muidugi telefone ohtralt, aga ka ükskord nad rääkisid mingist Coca-Cola pudelist, nagu, et Coca-Cola tegi uue Star Warsi puhul mingi väljalaske, kus siis Coca-Cola pudeli selle sildi sees kasutati vist mingisuguseid LED-valgusteid või midagi, et siis need valgusmõõgad siis saaksid minna nagu põlema, sel hetkel, kui inimene selle pudeli, ma ei mäleta, kas kätte võtab või kui ta seda kummutab. Igal juhul nagu kõike, mis nagu üldse seostub tehnikaga ja tänapäeva tehnikaga ja nagu laheda tehnikaga, kõike seda nad nagu seal uurivad ja vaatavad, aga selle kanali põhivõlu minu jaoks seisneb selles, et mulle lihtsalt meeldib nende saatejuhtide omavaheline siuke dünaamika, et seda on lihtsalt nagu lõbus jälgida. Neil on mingi oma karisma. Jah, ma ei tea, miks ma selle kanali peale väga nagu pole sattunud. Ma ütleks nagu esimese mõttena, et ilmselt, kuna unboxing nagu videot pole mind kunagi nii väga huvitanud, siis võib-olla see kanal pole lihtsalt mind väga enda poole tõmmanud, aga ma tean, et see ei ole nagu ainus sisu nende kanalil, et see ei ole lihtsalt karpide avamine. Aga jah, nad on nagu reaalselt karismaatilised ja nagu lahedad. Neid on naljakas jälgida. Jaa. Me jõuame kindlasti täna veel mõne asja veel võtta. Näiteks mul on siia kirjutatud üks asi, kus ma tõesti tahan sinu abi, et aru saada, mis maailmas toimub. Ma lugesin, kui ma selle siia kirja panin, ma lugesin ühte uudist, et tuleb uus Game of Thronesi sari. Ja siis ma kuidagi nagu seda taga ajades sain aru, et Game of Thronesi viimased hooajad polnudki otseselt George R. Martini kirjutatud ja ja nüüd tulevad nagu mingid uued sarjad, aga see ei ole ka siis vist nagu see teema, mida George R. Martin praegu kirjutab. Ma nagu üldse enam ei saa aru, sest mina sain aru, et need sarjad nagu said läbi ja see oligi Game of Thrones. Aita mind. Kas sa tead sellest midagi? Ma ei saa sind aidata, sest et mul endiselt kestab see missioon, mis sai alguse nüüd juba ilmselt, ma ei tea, 10 aastat tagasi. Ja see missioon seisneb selles, et ma tahan lugeda kõigepealt raamatut läbi ja siis alles hakata selle sarjaga tegelema. Ja ma olen seda sarja vaadanud, ma arvan, et võib-olla 4 või 5 osa. Ja siis lihtsalt lülitasin selle teema nagu enda jaoks välja. Ma tean, et inimesed olid väga pettunud selles, kuidas seriaal lõppes. Ma tean ka seda, et see seriaal lõpuks jõudis punkti, kus seriaalis aset leidvad sündmused olid jõudnud ette raamatutest, sest et neid osi polnud veel kirjutatud romaani kujul. Nii et jah, ma olen kuulnud mingit sükest juttu, et
et George R.R. Martinil on nüüd nagu ikkagi kavatsus on ju kuidagi nagu pöörata see asi jälle nagu heaks, on ju, et see võimalus tal on, et ta saab, sest kuna need viimased romaani osad pole ju välja tulnud, et siis ta ju saab kirjutada, ta saab suunata seda lugu kuidas iganes, tal ei ole ju nagu sundust lihtsalt ümber jutustada nüüd seda, mis seriaalis juhtus. Aga sellega ka minu teadmised lõppevad. Huvitav, kumb siis kaanon on? Kas see, mis George R.R. Martin kirjutab või see, mis sarjas oli? Ilmselt siis nagu alus on ikkagi see raamat. No ma arvaks ka, et algmaterjal on see, mis nagu... Aga film oli enne? Või sari? Sari on nagu algmaterjal. Ei, kuidas enne? Viimastele hooaegadele siis väidetavalt oli, sest kui sari jõudis ette selles mõttes, siis nii-öelda nemad olid esimesed, kes määrasid ära selle, mis toimus ja seda küll. Jah, ma tegelikult ei tea, ma ei saa aru, see on mulle väga keeruline maailm, sest mina olen vaadanud vist ühte või poolt osa Game of Thronesist, mul on väga raske olnud erineva fantaasia, kirjanduse ja fantaasia filmidega nagu head seost leida. Mulle väga meeldib sci-fi žanrina ja mulle väga meeldib Lord of the Rings, aga enamus fantaasiateosed ei ole mulle klikkinud lihtsalt. Mõned on nagu rohkem, mõned vähem, aga Game of Thrones ka samamoodi, et ta on nagu, ma kujutan ette, et see võiks mulle väga meeldida, aga ta lihtsalt ei toiminud minu jaoks. Game of Thronesiga mul on see imelik siuke masohistlik suhe, et ma ei ole nagu väga nautinud nende raamatute lugemist tegelikult, kui ma aus olen. Kui palju sa oled lugenud? Mul on nüüd see kõige viimane, seni viimane romaan on pooleli. Et ma arvan, et mul on seal, need romaanid on väga paksud, kes ei ole näinud, on ju, et tavaliselt siuksed, ma ei tea, 600 kuni 1100 lehekülge pikad, et mul on nagu mingi 600 lehekülge veel minna või 700. Aga isegi hästi selles mõttes, et nagu lõpp juba terendab kuskil. Ja mõnes mõttes nagu, ma hakkasin lugema neid romaane selleks, et saada aru nagu, et kuidas saab nii pikalt kirjutada, mis see nagu valem seal on. Ei mitte nagu selles mõttes, et kuidas saab nii pikalt kirjutada, vaid nagu reaalselt nagu professionaalsest huvist, et mida on kirjutada nii pikalt nagu, või kuidas luuakse ühte maailma või ühte müüti niimoodi, et selleks kulub, ma ei tea, 10 000 lehekülge, on ju, või mis sa teada oled saanud, mis see nipp siis on? Ma ei tea, kas ma oskan seda nagu niimoodi kiirelt nagu ümber seletada, et milles see nipp seisneb, aga mul on tunne, et ma nagu saan aru nagu, et kuidas see on võimalik, et põhimõtteliselt see on võimalik niimoodi, et ta nagu autorina zoomib sisse nagu hästi sellistele nagu väikestele isoleeritud hetkedele või situatsioonidele ja kirjeldab neid üsna nagu niimoodi pikalt, aga seejuures ikkagi nagu kuidagi nagu üllatavalt nagu, kuidas öelda, nagu ühesõnaga, et ta on korraga nagu põhjalik ja pealiskaudne nagu autorina, mis on nagu huvitav siuke segu. Ja see võimaldab tal jätta nagu kujutlusele piisavalt palju ruumi, et sul tekib kogu aeg tunne, et see lugu on tegelikult nii palju suurem kui see, mida ma praegu siit nagu stseenist teada saan. Et sul kogu aeg jääb nagu siuke süvenev tunne sisse, et see maailm on ikka tohutu suur ja et ja see ajalugu on tohutult pikk olnud nagu selles maailmas ja nii edasi. Aga selle kõige juures tegelikult sa saad nagu üsna vähe tegelikult nagu sellest elust endast seal nagu teada, sest et nagu oma nagu, kui seda nagu lihtsustada, siis see on sisuliselt ainult see, et nagu kes kellega magab ja kes kelle ära tapab nagu. Et ta on nagu mõnes mõttes nagu hästi puhas siuke nagu sopakirjandus ka. Ma nagu, ühesõnaga ma ei ole mingi elitist, on ju, et selles mõttes ma ei ütle seda nagu halvustavas mõttes, vaid ma ütlen seda nagu lihtsalt siukse nagu ma ei tea,
et see on nagu mingit sorti sihuke nagu žanri määratlus võib-olla lihtsalt, et ta on nagu selles mõttes nagu kerge lugemine, et ta tekitab elevust hästi palju, hästi suures osas nagu sellelt pinnalt, et kes siis järgmisena surma saab või kes siis järgmisena nagu ma ei tea, kellegagi nagu nahistab kuskil, on ju. Et ja ei ole üldsegi nagu kuidagi kehv kirjeldus sellele saagale, see, mis ühe sõber ütles, et see on nagu vaprad ja ilusad, aga keskajal. Kusjuures ma just tahtsin öelda, et ju sellest nii-öelda, kes keda ära tapab ja kes kellega mida teeb, sellest ju saabki kõige pikemaid asju teha, et vaprad ja ilusad kestis jube kaua aega. Ja, just. Aga ongi, et aga samas selle kõige juures see pealiskaudsus jällegi nagu tekitab ka selle probleemi, et nagu väga paljud karakterid seal nagu väga palju üksteisest ei eristu tegelikult, et sul on nagu meeletus koguses sükseid nagu, vabandust väljenduse pärast, aga nagu sükseid taustanikkujaid filmikunstis nimetatakse nagu massinäitlejaid vahel niimoodi, et sul on põhimõtteliselt nagu tohutu hulk erinevaid nimesid ja mingisuguseid nagu tiitleid nagu, kes nagu nende tuhandete lehekülgede peal nagu figureerivad, aga sul ei ole võimalik neid kõiki tegelikult nagu meelde jätta, nii et nad nagu selles mõttes ei eristu, et need peakangelased nagu mingil määral eristuvad või tegelikult ikka üsna tugevalt eristuvad omavahel, aga jah, et kõik see muu mass, et selles mõttes minu lõppkokkuvõte sellele kõigele on see, et tegelikult sarju on nagu nauditavam vaadata, sest et sarjad nagu konkretiseerivad selle autori esialgset sellist visiooni. Ja kui sul on seal nagu päriselt nagu konkreetne näitleja annab konkreetselt mingi konkreetse näo sellele karakterile ja taustamängijaid nagu on vähendatud, sest et eelarveliselt ei ole lihtsalt võimalik nagu palgata nagu horde enda sarja mängima, on ju. Et siis kuidagi see kõik nagu teeb selle ajastu nautimise ja selle esteetika ja kõik selle võib-olla lihtsalt nagu, et see on nagu kiiremini tarbitav ühest küljest ja teisalt see on ka nagu, muutub ka nagu hoomatavamaks tegelikult, mulle tundub. Nii et ma arvan, et ma tegelikult kirjanikuna nagu üht-teist õppisin neid romaane lugedes, aga see tõeline nagu nautimine algab alles siis, kui ma hakkan seda sarja päriselt vaatama. Ma kardan, et ma selle sarjani ise vist kunagi päris ei jõua ja olen üsna kindel, et neid raamatuid kunagi läbi ei loe, aga võib-olla, ma ei tea, kunagi ära ütle kunagi või mitte kunagi. Kuidas see väljend eesti keeles oleks? Never say never. Ära kunagi ütle mitte kunagi. Ära iial ütle ei iial.